Head sotsiaalkomisjoni liikmed, kuna täna on avalik istung, meil ei ole mingeid hääletusi, siis ma kohaloleku kontrolli läbi viima ei hakka. Me näeme teid, kes te olete osalemas, ja küsimuste esitamiseks palun siis anda märku selles kirjutusribas, et me saaksime järjekorda panna. Aitäh teile ja palun ootame siis kõnelema Kristina Köölerit. Kristina Kööler, kas te olete kuuldel, kas te olete olemas? Kas te kuulete, Kristina Kööler? Ta on olemas ju, milles asi? Ja ei viiple ka. Kristina Kööler, kas te kuulete meid? Ma näen teid ekraanil. Kas teised, andke keegi märku, kas või seda, et kas me oleme kuulda? Kristina Kööler, palun, kas te kuulete? Nii, ma saan aru, et tõlgid ei kuule midagi, meil on väiksed tehnilised probleemid, kohe me proovime need kõrvaldada. Vabandan, kas keegi nendest, kes praegu on külalistena kutsutud, on kuulnud üldse? Keegi ei liiguta. Tere, kas on mingi probleem või?
ma olen väga pika juttu ära rääkinud, aga huvitav, et te mind ei kuule, et me praegu selgitame, mis probleem see on. Et kas keegi kuuleb praegu minu kõnet? Ei ole Marika mingit probleemi, mina olen kohal. Proovime kohe leida lahenduse sellele probleemile. Tere, ja mina nägin ka Viktori lehvivaid lokke seal. Tore. Nii otsime kohe lahendust probleemile ja alustame siis uuesti, sest tõlgid väidetavalt ei ole kuulnud kogu sissejuhatust. Üks moment. Austatud osalejad, kas nüüd te kuulete mind? Kõik noogutavad. Suurepärane. Suurepärane. Väga vabandan. Jaa, muidugi. Ma väga vabandan, sellepärast, et ma rääkisin juba 5 minutit sissejuhatavat osa, aga see meie koosoleku pikkust ei muuda ja koos avaliku istungi pikkust. Ma vaatasin ka, et ma räägin pikalt ja põhjalikult ja mitte keegi ei reageeri. Isegi mitte Kristina, kellele ma andsin edasi sõna. Nii et nüüd on probleem lahendatud, tehnika mõnikord tekitab olukorra, aga inimesed lahendavad selle alati ära. Ja meie väga suurepärane infotehnoloogia osakonna töötaja Aavo Unnuk selle nüüd ka probleemi lahendas. Alustan uuesti. Mis uuesti, see läheb edaspidi väga hästi. Et täna 11. märtsil tähistame me siis sotsiaalkomisjoni avaliku istungiga ülemaailmset kuulmispäeva, mida tähistatakse tegelikult 3. märtsil. Ja samad seisukohad, samad probleemid, mis on selle aasta ülemaailmse kuulmispäeva fookuses, need on sama teravad Eestis ja see, et me sellest täna arutame ja räägime avalikul sotsiaalkomisjoni istungil, on eriliselt oluline. Meil on täna kutsutud Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste, hoolekande osakonna nõunik Tarmo Kurves, Maailma Terviseorganisatsiooni sideohvitser Eestis Kristina Köhler, Sotsiaalkindlustusametist abivahendite talituse peaspetsialist Annika Kiik ja talituse juhataja Tiia Orlovski. Haridus- ja Teadusministeeriumist Margus Haidak, Eesti Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna peaspetsialist Made Bambus, õiguskantsleri kantselei puuetega inimeste õiguste valdkonna juht Juta Saarevett, MTÜ Eesti Meeleelundite Rehabilitatsioonikeskus Audiere juhatuse liige Anne Maisvee, Eesti Audioloogide Seltsi president Sandra Vill ja liikmed Liina Luht ja Maret Leplan, Implantaadi Laste Seltsi juhatuse liige Epp Müül ja Eesti Vaegkuuljate Liidu esinaine Külliki Pode. Meie tänasel avalikul istungil vahendab
ja tõlgib viipekeelde Liivi Liiholm ja kutsutud on ja osalevad kirjutustõlgid Kaila Järvsalu ja Keiti Huik. Plaan on selline, et kõigepealt saavad sõna ettekandjad ja siis jääb meil aega nii komisjoni liikmetel, aga ka pärast külalistel nii küsimusteks kui väikesteks sõnavõttudeks. Ja proovime enam-vähem ajakavas ikkagi püsida. Selleks pikalt ma enam ei räägi. Sotsiaalkomisjonil on suur au ja rõõm, et koos Eesti Audioloogide Seltsi ja Eesti Meeleelundite Rehabilitatsioonikeskuse Audierega koos tänane väga oluline avalik istung toimub, sest maailmas kahjuks kasvab kuulmislangusega inimeste arv ja see, millised abivahendid ja millised teenused nendele inimestele võimaldatakse ja õigel ajal õige abivahend tagab täisväärtusliku elu ja võimaluse osaleda elus. Nii et jääme huvitavaid ettekandeid kuulama. Esimesena annan ma sõna Maailma Tervishoiuorganisatsiooni WHO sideohvitser Eestis Kristiina Kööler. Palun. Kas me kohalolekut ei tee või? Kuna täna on avalik istung, siis ma näen, kes sotsiaalkomisjoni liikmetest on kohal ja oma küsimusi saate registreerida. Aga kui soovime, teeme kiiresti ka selle kohaloleku kontrolli ära. Lihtsalt ma arvasin, et alustame asjaga peale. Marika, kas sa oled? Olen. Viktor? Jah, olemas. Professor Ele Everaus? Ja tere. Rõõmus. Priit Sibul? Ja olen olemas. Gert Kingo? Siret Kotka? Tere ka minu poolt, olen olemas. Suurepärane ja teie ees olev Helmen Kütt. Kas ma jätsin kellegi nimetamata? Ei jätnud. Komisjon on hea. Õnne Pillak jäi nimetamata. Oi, näed sa. Tere. Uus liige jäi nimetamata, aga kuna ma sind nägin, siis ma olin kindel, et sa oled olemas. Nii et nüüd läheme ettekande juurde. Suur aitäh. Tere päevast! Ma loodan, et slaide on näha ilusti täisekraanil ja mind on ka kuulda. Ja alustuseks suured tänud, et mind tänasele arutelule kutsusite ja mul on väga hea meel, et me räägime täna kuulmisest, kuna meie võime kuulda on äärmiselt väärtuslik kogu meie elu jooksul ning varajaselt avastamata ja ravimata jäetud kuulmislangus võib olla laastava mõjuga meie võimele suhelda teiste inimestega. Samuti on sellel mõju õppimisele ja tööelule ning see ei mõjuta üksnes üksikisikut, vaid ka tema pere ning laiemalt kogu ühiskonda, sealhulgas majandust. Ja samuti esineb kuulmislangust kõigis vanuses elanike hulgas, ehk see võib ja puudutab meist igat üht. Möödunud nädalal, nagu juba Helmen Kütt mainis, toimus siis ülemaailmne kuulmispäev 3. märtsil. Ning selle päeva puhul andsime välja esimese ülemaailmse kuulmise teemalise raporti. See raport on väga mahukas, soovitan tutvuda, kellel on huvi selle teema vastu. See on ligi 300 lehekülge ja sellel on siis 4 suuremat peatükki, mis on siin näha ka slaidil. Kuid oma ettekande jooksul püüame anda ülevaate raporti peatükist number 3, mis keskendub kuulmislangusega seotud väljakutsetele, mis on ehk heaks lähtekohaks meie edasisele arutelule täna. Kuulmislangusega seotud väljakutsed võib jagada 3 suuremasse gruppi. Esimeseks väljakutseks on demograafilised ja rahvastiku vajadustega seotud muutused. Kuulmislangusega elavate inimeste arv, nagu varem juba mainiti, kasvab ning sellest tulenevalt kasvab ka ravi ning abi vajavate inimeste arv. Kui 2019 aastal oli maailmas 1,5 miljardit inimest, kellel esines kuulmislangus, siis 2050. aastaks on see näitaja juba 2,5 miljardit. Ehk ühel inimesel 4 esineb 2050. aastaks kuulmislangus, kui me midagi ette ei võtta ja seda näitajat ümber ei pööra. Kuulmislangusega elavate inimeste arv kasvab nii maailma mastaabis rahvaarvu kasvust tulenevalt, kuid ka rahvastiku vananemisest tulenevalt. Ja samuti ka sellest, et eksponeeritus riskiteguritele kasvab. Ja siin on oluline rõhutada, et kuigi vananemine on vältimatu, on sellega kaasnev kuulmislangus välditav.
Tulles konkreetselt Eesti näitajate juurde, mida raportis küll eraldi ei kajastata, kuid mida näeme siin slaidil, on ka meil kuulmiskaoga seotud näitajad kasvamas. Siin joonisel on näha esmase haigestumus kuulmiskaotuse tõttu ehk uued diagnoositud kuulmiskaotuse juhud Eestis aastatel 1998 kuni 2016. Ning me näeme, et aasta-aastalt on see näitaja kasvanud. Kui võrrelda 2016 aastat 1998. aastaga, on see näitaja kasvanud enam kui 5 korda ja viimasel 10 aastal on see kasv olnud 1,7 korda. Teiseks väljakutseks antud raportis on toodud kõrvade ja kuulmisega seotud madal teadlikkus ning häbimärgistamine. Madal teadlikkus ja häbimärgistamine takistavad inimestel otsimast õigeaegset abi ning kasutamast tõhusaid meetmeid ja vahendeid. Näitena võib tuua, et kuulmisaparaate kasutab Euroopas vaid 23% elanikest, kellel oleks neist reaalselt kasu. Ja siin võib jagada siis 3 need probleemkohad. Esiteks vähene teadlikkus ja mõistmine elanike hulgas. Siia alla kuuluvad sellised väljakutsed nagu vale kõrvade hooldus, näiteks vatitiku orgi kasutamine kõrva puhastamisel, kõrvaküünlad ja muud kodused vahendid. Arsti poole pöördumise ning raviga alustamise viivitamine. Liialt valju muusika kuulamine liialt pika aja jooksul. Ja raportis on välja toodud ka võimalikud lahendused, mis on kuluefektiivsed, kulutõhusad. Ja siin annab aidata siis olukorda sellega, kui tõsta teadlikkust ja kuulmislanguse varajase avastamise tagamine on loomulikult ka siin oluline. Teine on siis teadlikkus tervishoiutöötajate hulgas ja siin aitab olukorda parandada teadlikkuse tõstmine nii ennetuse kui ravi osas, näiteks esmatasandil ja vastsündinute ning imikutega tegelevate spetsialistide seas. Ning kolmandaks on häbimärgistamine ja häbimärgistamine on kõige suuremaks takistuseks kuulmislanguse osas kogu elukaare jooksul. Häbimärgistamise tõttu võivad inimesed, kellel on kuulmise osas raskusi, seda eitada nii endale kui teistele, valida abi otsimise asemel eneseisoleerimise tee ja mitte kanda siis kuulmisseadmeid, mida sai varem mainitud. Ja olukorda aitab siin parandada, kui tõsta kogukonna teadlikkus sellest teemast ning inimeste, kellel on kuulmislangus võimestamine ja kaasamine poliitika aruteludesse, vastavate ühingute ning seltside toetamine ning eeskujude seadmine. Ning kolmandaks suuremaks väljakutsegrupiks on tervisesüsteemiga seotu. Eesti puhul võiks öelda, et tervise- ja sotsiaalsüsteemiga seotu. Ja esimeseks siin, mida välja tuua, on teenuste osutamine eri tasanditel ja teenuste kättesaadavus. Siin saab välja tuua esmatasandi vähese integreerituse teiste teenuste tasanditega, mis puudutab kuulmist. Teenuste kättesaadavusega seotud probleemid ehk kättesaadavuse võrdne tagamine nii maal kui linnas. Ja teenuste multisektoraalsusest tulenevad probleemid, kuna kuulmislangus puudutab nii tervise, hariduse kui sotsiaalvaldkonda, on siin oluline nende valdkondade omavaheline koostöö. Ning inimkesksusega seotud probleemid. Oluline on lähtuda konkreetse inimese vajadustest ja soovidest. Ja siin on olukorra parandamiseks näiteks läbi esmatasandi koolitamise ja teadlikkuse tõstmise ning varajaseks avastamiseks ja kodukoha lähedaseks esmasabi saamiseks ning telemeditsiini võimaluste kasutamine teenuste kättesaadavuse parandamiseks. Teiseks, mida siin välja tuua, on kindlasti tööjõuga seotud probleemid ehk inimressursi vähesus, tagamaks teenuste kättesaadavus ja kvaliteet. Lisaks sellele saab välja tuua ka spetsialistide vähesuse, kes tegeleks just kuulmislanguse ennetusega. Ja siin saab loomulikult olukorda parandada vajalike spetsialistide juurde koolitamisega, kuid oluliselt aitab olukorda parandada ja leevendada ka rollide ja tööülesannete ümberjaotamine ja jagamine. Näiteks andes esmatasandile ja teistele spetsialistidele kuulmise jälgimise ja skriinimise ülesande peale vastavasisuliste täiendkoolituste läbimist. See aitaks siis vabastada kuulmise osas kõrgelt kvalifitseeritud töötajate tööaega ning annab neile võimaluse täita neid ülesandeid, mida teised spetsialistid ei saa ega ole pädevad teostama. Kolmandaks maailma mastaabis probleemiks on kuulmisseadmete olemasolu ja taskukohasus, sealhulgas nende madal kasutamine elanike hulgas ja siin, nagu varem sai mainitud, on omal kohal häbimärgistamise vähendamine. Neljandaks probleemiks on ka andmete puudus, mis on aga vajalik tõenduspõhise poliitika kujundamiseks ning olukorra hindamiseks ja trendide jälgimiseks.
ning samuti esineb ka juhtimis- ja rahastamisalaseid probleeme, millest peamine on ehk teema vähene prioriteetsus ja rahastatus. Kuid miks üldse on oluline kuulmislangusega tegeleda? Ilmselgelt on neid põhjuseid väga palju, kuid tooksin välja 3. Esiteks, kui kuulmislangust ei avastata varakult ja sellega ei tegeleta, võivad sellega kaasneda kaugeleulatuvad tagajärjed, mis mõjutavad negatiivselt näiteks lastel keele ja kõne arengut, kindlasti inimeste psühholoogilist heaolu, elukvaliteeti, hariduse omandamist ning majanduslikku iseseisvust erinevates eluetappides. Teiseks, mida välja tuua, antud valdkonnas esinevate puuduste tõttu kaotatakse maailmal igal aastal hinnanguliselt $1 triljon ning ilma tegutsemata need kulud kasvavad veelgi. Ja lisaks sellele kaasnevad raskused ja kahjud, mis puudutab kommunikatsiooni, haridus, sotsiaalseid suhteid ning mida on rahalisse vääringusse väga keeruline panna. Ning kolmandaks, paljud kuulmislanguse põhjused on ennetatavad. Näiteks on enam kui 1 miljard noort kuulmislangusohus, kuna nad kuulavad liiga valjut muusikat liiga pika aja jooksul ning seda tihti teadmatusest. Ja selliste riskide vähendamine läbi rahvatervise meetmete on oluline, et ennetada kuulmislangust. Ja oma ettekande lõpetuseks soovin ma, et te võtaksid kaasa ehk 3 sõnumit. Esiteks, meil on vaja midagi ette võtta, sest need näitajad kasvab nii kuulmislangusega inimeste arv kui nende arv, kes vajavad ravi ja abi. Lisaks sellele kaasnevad ka kulud, mis siis samuti kasvavad. Teiseks ja positiivseks sõnumiks on see, et me saame midagi ette võtta. Olemas on kulutõhusad ennetuse ja varajase avastamise ravi ja abimeetmed, mis aitavad olukorda parandada. Ning kolmandaks, kuna on olemas sellised sekkumised, mis aitavad ja olukord ei ole kiita ja läheb halvemaks, kui me sellega ei tegutse, peame me midagi ette võtma. Ja suured tänud kuulamast. Ja ma loodan, et need maailma mastaabis toodud probleemkohad on ka sellised, mis esinevad Eestis. Kui mitte kõik, siis loodetavasti me saame seda edaspidi arutada ning paljud neist, ma usun, et esinevad. Suur tänu selle huvitava ülevaate. Mulle väga meeldis need 3 mõtet ja seda lõppu on vaja, saame ja peame. Mul on nüüd vahepeal üks tehniline küsimus. Meil kirjutustõlge on kuidagi nagu probleemne. Viipekeel toimib väga hästi. Ma loodan, et sellega tegeletakse. Me läheme, kuna materjalid on ka visuaalselt ekraanil nähtavad ja slaidid, me läheme ettekandega edasi. Ja järgmisena palun doktor Maret Lepplane, kes siis slaidiprogrammiga räägib teemal, keda puudutab kuulmislangus. Ja palun teile sõna, slaide näitame siit poolt me juba ise. Tere ka minu poolt. Olete kuuldel? Jah. Väga hea. Lugupeetud Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed ja head külalised. Alustuseks ma soovin sotsiaalkomisjoni tänada selle võimaluse eest Eesti Audioloogia Seltsi nimel meile muret tekitavatel teemadel kõneleda. Ja mul on au meie meeskonda täna siin esindada. Aga ma alustan meenutusega eelkõneleja välja toodud statistikast. Te kuulsite WHO esindajalt ning te nägite neid numbrid ja graafikud, mis on mõtlema panevad. Siinkohal on paslik rääkida, kuidas need 10 000 inimesed Eestis teenuseni jõuavad ja kes neid teenuseid osutavad. Ja seepärast on minu ettekande fookuses audioloogiliste teenuste kättesaadavus ja teenuste kvaliteet. Audioloogilistest teenusteks nimetatakse laias laastus neid teenuseid, mis on seotud kuulmise tasakaalu funktsiooni diagnostika ja kuulmistasakaalu häirete reaktsiooniga. Ajalooliselt on kuulmisrehabilitatsiooni teenused Eestis jagatud Sotsiaal- ja Tervishoiuministeeriumi 2 paralleelselt tegutseva üksuse vahel. Miks see nii on, räägib juba varsti lähemalt minu kolleeg doktor Luht. Tervishoiusektoris Tartus, Tallinnas, Pärnus ja ka mujal tegutsevad haiglates kõrvalina kurguhaiguste osakondades meditsiiniõed, kelle ettevalmistus audioloogiliste teenuste osutamisel on erinev. Kuulmiskeskustes, mis tegutsevad väljaspool tervishoiusektorit ja mida kureerib Sotsiaalkindlustusamet, on teenuse osutajate taust väga kirju. Kui mujal arenenud riikides on kuulmislanguse
rehabiliteerimisel kehtestatud konkreetsed nõuded professionaalse teenuse osutamiseks, siis meil Eestis puuduvad sellekohased standardid. Meil on küll 2016. aastal audioloogi kutse tase 6 välja töötatud, kuid mitte kellelegi ei ole selle alusel kutset välja antud. Nii et sisuliselt võib igaüks audioloogilisi teenuseid osutama hakata, sealjuures omamata kuulmislanguse rehabiliteerimiseks vajalikke väga spetsiifilisi erialaseid oskusi. Ainus, mis tal selleks vajalik, on leping Sotsiaalkindlustusametiga. Euroopas ja mujal arenenud riikides osutavad audioloogilisi teenuseid audioloogid. Need on kõrgharidusega professionaalid, kes võivad spetsialiseeruda audioloogia eriala erinevates valdkondades. On näiteks sisekõrva ja luukuulmisimplantaatidele pühendunud spetsialiste, tasakaaluhäirete ja neuroloogiliste probleemidega tegelevaid audioloogia. Audioloogide väljaõpe on kulukas ja eeldab igakülgset teadmisi sealhulgas anatoomiast, füsioloogiast ja akustikast ja kõigile lisaks intensiivset kliinilist praktikat. Eestis ei saa audioloogiat õppida. Kõrvaline kurguhaiguste residentuuri audioloogia tsükkel kestab vaid 2 kuud, mis ei ole kaugeltki piisav. Eestis tegutseb hetkel 4 Ühendkuningriigis õppinud audioloogi, kes töötavad nii tervishoiusektoris kui ka sellest väljaspool. 2 neist on Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpetanud, ka minu. 2 audioloogi on magistrikraadiga väga pädevad audioloogid. Tasub mainimist, et audioloogid, kes ei ole arstid, on Eestis professionaalidena tunnustamata. Nad ei ole ametlikud tervishoiutöötaja staatuses ja see on probleem, mis vajab kindlasti lahendamist. Audioloogi pilgu läbi on olukord hea abivahendite kvaliteedi osas. Eestis on saadaval maailma tasemel väga hea kvaliteediga aparaadid ning ka kättesaadavus on paranenud. Kahjuks ei ole kallitest ja uhketest aparaatidest suurt kasu, kui neid ei sobitata õigesti. See on kulukas maksumaksjale ja ebaefektiivne rehabiliteerimisele. Erinevad uuringud näitavad selgelt seoseid rehabiliteerimata kuulmislanguse ja dementsuse süvenemise vahel vanemaealistel inimestel. Ühendkuningriigis tegutsenud mõttekoja eFoundation uuring näitas, et 30% raske kuulmislangusega tööealistest inimestest on töötud. Siinkohal väärib jällegi eraldi rõhutamist asjaolu, et arenenud riikides on kuulmishäirete levimus nooremates vanusegruppides järjepidevalt tõusnud ja peamiseks põhjuseks on mürast tingitud kuulmiskahjustus. Ja mürast tingitud kuulmiskahjustus on täielikult välditava kuulmislanguse põhjusega, mida saab ära hoida hea ennetus- ja teavitustööga, mis nagu WHO esindajal kuulsime, on ühiskonnale kordades odavam kui hilisem rehabilitatsioon. Oleme kolleegidega kahjuks näinud väga kurvastavaid juhtumeid lastega, kes on õigeaegsest ravist ilma jäänud ja kelle kõneareng on seetõttu hilistunud. On kurb näha enda ees ema, kes on käitunud enda meelest õigesti ja oma lapse huvisid silmas pidades. Ta on pöördunud kuulmiskeskusesse ja otsinud abi. Paraku on talle sealne töötaja andnud ekslikke nõuandeid, mille tagajärjed mõjutavad antud last veel aastaid hiljem. Kuidas kaitsta klienti sellise töötaja eest? Tavainimene ei pruugi teada, et kuulmiskeskus ei ole tervishoiuasutus. Ta ju eeldab, et teda teenindab oma ala professionaal. Ja niinimetatud vigade parandus on audioloogide igapäevatöö. See tähendab seda, et meie juurde jõuavad kuulmislangusega inimesed, kes on saanud kuuldeaparaadid, aga millega nad lihtsalt ei kuule. Üsna tüüpiline olukord, kus patsiendile teastatud uuringud pole isegi asjakohased või on selgelt väärad. Kuuldeaparaadid ei ole korrektselt sobitatud, nad ei ole saanud järelteenuseid ja te kuulete selle teemalist seisukohta Külliki Podelt Eesti Vaegkuuljate Liidust. Nüüd jällegi positiivsemad pooled. Sisekõrvaimplantaatide programm on Eestis edukas. Tartu Ülikooli kliinikum ja kõrvakliinikus on 21 aasta jooksul implanteeritud 201 patsienti. Implantaate kokku on paigaldatud 250. Paljud lapsed on implanteeritud kahepoolselt. See tähendab seda, et see implantaat on meil mõlemas sisekõrvas. Aga need inimesi aitab implantaadi protsessorite seadistamisel ja kõige muu tarvilikuga vaid üks inimene Eestis. Ta ei ole professionaalne audioloog, kuid on järjekindlalt implantaatide seadistamise spetsiifikaalaselt on täiendanud. Eesti Implantaadilaste Seltsi uuringus teenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi kohta teeb veel esitluse Epp Mull.
Niisiis teeb meile ühelt poolt muret teenuse kvaliteet ja teisalt professionaalsete spetsialistide nappus. Teenuse kvaliteedi parandamiseks võtsime ühendust KAAga 2016. aastal. Me oleme järjekindlalt viidanud täiendkoolituse vajadusele erialaselt tegutsevate ettevõtjate töötajate hulgas. Ja koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja SKAAga on koolituse osas positiivne edasiminek. Aga paraku antud programm ei ole sellisena jätkusuutlik ja selle mõju hindamine seisab veel ees. Nüüd lõpetada soovingi 2 mõttega, mis Eesti Audioloogia Seltsi nimel siinkohal välja toon. Esiteks, meie seisukohast on võimalik teenuse kvaliteeti muuta audioloogia koolitades. Kui ei ole võimalik audioloogia koolitada Eestis, vajame strateegilist plaani nende koolitamiseks välismaal ja siis juba magistri tasemel. Hetkel peavad Eesti Audioloogia Seltsi poolt valitud kandidaadid veel kord kandideerima Archimedese Kristjan Jangu stipendiumile ja konkureerides erialade üleselt. Ja teiseks, audioloogiliste teenuste reguleerimine nõuab nüüd aegkriitilist poliitikakujundajate ja seadusloojate tähelepanu. Me soovime koostööd teha tulevikku vaatavate spetsialistidega, kes mõistavad, mida tähendab tänane olukord 30 aasta pärast. Ja jällegi, nagu te kuulsite, siis WHO ennustuste järgi on aastast 2050 iga 4. inimene globaalselt kuulmislangusega. Aitäh, ma tänan teid tähelepanu eest. Suur tänu, doktor Maret Leplan, väga olulise ülevaate eest. Võin kinnitada, et ka eelmise koosseisu sotsiaalkomisjon Jüri Jaansoni juhtimisel on kutsunud kokku ka ümarlaua koos Audiere ja audioloogide seltsiga, et saada selgust, kuidas asjas edasi ja tundub, et probleem on lahenduseta ikkagi veel. Sotsiaalkomisjoni liikmed, kes täna osalevad, kui teil on küsimusi, andke endast ka märku, lõpus me saame neid küsimusi esitada ja kindlasti peale täna see avaliku komisjoni järgselt see teema kuskile ei kao, et nüüd on see ka rohkematele ja uutele komisjoni liikmetele teavitatud, nii et me seda teemat kindlasti arutame edasi, aga mul ongi hea meel edasi anda sõna siis doktor Liina Luht, Eesti Audioloogia Selts ja teemaks ongi audioloogide väljaõppe jätkusuutlik strateegia. Palun. Tere ka minu poolt. Ma arvasin, et vahepeal räägivad sihtgrupi esindajad, aga pole hullu. Lugupeetud Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed ja austatud siinviibijad. Tänan kõiki võimaluse eest omalt poolt audioloogiliste teenuste korralduse asjus ka kaasa rääkida. Nagu just kolleeg Maret Leplan mainis, on ajalooliselt audioloogilised teenused Eestis jagatud Sotsiaal- ja Tervishoiuministeeriumi 2 paralleelselt tegutseva üksuse vahel, siis Haigekassa ja Sotsiaalkindlustusamet. Kasutan võimalust ja teen põgusa tagasivaate oma karjääri algusesse 1983. aastal. Nõukogude ajal oli kõik, kaasa arvatud tervishoid, reguleeritud Moskvast. Kuulmislanguse ja kurtuse rehabilitatsiooniga tegeles vastava väljaõppe saanud kõrvanina-kurguarst, surdoloog. Saatuse tahtel olin ma oma kõrvanina-kurguarsti karjääri alguses osalise koormusega vormistatud surdoloogi ametikohale, mis sidus mind teemaga tänase päevani. Diagnostika võimalused ja abivahendite valik oli toona väga kitsad ja aparaat soetati meditsiinitehnika poest ning siis siirduti surdoloogi juurde tagasi. Eesti Vabariigi taastamise järgselt hakati teenuste kaart teiste Euroopa riikide eeskujul ja abiga parandama. Reorganiseerimise käigus liikus see sotsiaalhoolekande valdkonda ja väheseid pakutavaid kuuldeaparaate käsitleti nagu iga teist tehnilist abivahendit. Ja see oli ilmselt koht, kus vastutus kukkus 2 süsteemi vahele. Tervishoius sai surdoloogist kõrvanina-kurguarst audioloog, mis segastel asjaoludel tervishoiutöötajate registrist 90ndate keskel kadus. Töötanuna nii sotsiaal- kui tervishoiu poolel nägin suuremat potentsiaali eriala arendamiseks tervishoius
ja kuulmiskeskused loodi nii Tartu Ülikooli kliinikumis kui praeguses Ida-Tallinna Keskhaiglas, kes said samuti praeguse SKA lepingupartneriteks. Täna on kuuldeaparaadi väljastamisel nõutav ennekõike abivahendi spetsialist tase 4 kaasamine ja kõrvanina-kurguarsti tõendi olemasolu. 30 aasta jooksul on siiski ka positiivset juhtunud. Tehnoloogia on plahvatuslikult arenenud, seda ka kuulmislanguse ja kurtuse diagnostika ning rehabilitatsiooni vallas. Aastal 2000 käivitasime Eestis sisekõrva implantatsioonid, 2009. aastal luukuulmisimplantatsioonid, mida esmalt rahastab Eesti Haigekassa ja hilisemaid vahetusprotsessoreid Sotsiaalkindlustusamet. Positiivne on ka 2004. aastal käivitanud Eesti Haigekassa ennetusprojekt vastsündinute kuulmise skriinimiseks, mida me doktor Kruustükiga vedasime ja mis oli tõepoolest edukas. Peale programmi lõpetamist 2015. aastal seda kahjuks öelda ei saa, aga see pole mitte täna keskne teema. Positiivse muutuse abivahendite kättesaadavuse osas tõi uue sotsiaalhoolekande seaduse jõustumine 2016. aastal. Turule tuli uusi kuuldeaparaatide pakkujaid, kes on ka SKA lepingupartnerid. Konkurents on muidugi edasiviiv jõud, kuid kui teenust pole defineeritud ja teenuse osutajale mingeid kompetentsinõudeid ei esitata, viib see teatud mõttes kaosini. Ilmselt saame sellest kuulda ka sihtgrupi esindaja proua Pode ettekandes, kus peaks välja tulema, et vaegkuuljad on küll rahul meeldiva teenindusega, kuid paljudel juhtudel jääb suures osas riigi poolt rahastatud abivahend sahtlisse kui mittesobiv, sest puudub pädev teenus ehk diagnostika, seadistamine, tulemuste hindamine ja järelteenus. Hea teenus ei tähenda tingimata head audioloogilist teenust. Lõpptarbija siiski eeldab, et keskustes töötavad oma ala professionaalid. Oleme korduvalt Sotsiaalministeeriumis selgitanud vajadust käsitleda kuulmisabivahendeid eraldi muudest abivahenditest, mille määramisel on kindlasti vajalik abivahendi spetsialist tase 4 kaasamine. Paraku jääb aga abivahendi spetsialisti ettevalmistus kuulmisabivahendite määramisel puudulikuks. Abivahendeid on väga mitmesuguseid, alustades lamatiste põetuseks mõeldud madratsitest, mähkmed, erinevad jäsemete proteesid, kargud, ratastoolid, poti-dušitoolid ja nende hulgas ka kuulmisabivahendid. Paraku on kõrgtehnoloogiline kuuldeaparaat ja madrats kaks väga erinevat abivahendit. Kõik algab ikkagi diagnoosist ja otsusest, millisel viisil kuulmist korrigeerida. Paljudel juhtudel on abiks kuuldeaparaadid. Aastast 2010 kehtib Euroopas kuuldeaparaatide spetsialistidele standard EN 15927, mis sätestab, milliseid teenuseid, millises keskkonnas, millise aparatuuriga ja milliste baasteadmistega spetsialist saab osutada. Mujal arenenud riikides on audioloogide ettevalmistus juba aastakümneid elementaarne. Seda standardit tutvustasime Sotsiaalministeeriumile juba 2013. aastal ja päädis see käesoleval aastal täiendkoolituse organiseerimisega SKA poolt, küll 10–15 korda väiksema mahuga, kuid loodame siinkohal, et see peaks ühtlustama juba turul tegutsevate ja väga erineva taustaga spetsialistide taset. Tegelikult valitseb meil praegu suur spetsialistide nappus, sest kahjuks ei tervishoiu ega sotsiaalkindlustuse poolel pole süsteemselt tegeletud spetsialistide koolitusega. 2011. aastal adusin, et üksikud audioloogiaala entusiastid vananevad ja 10 aasta pärast on neil aeg pensioneeruda. Audiere algatatud stipendiumiprogramm on Ühendkuningriigist Eestisse koolitanud 5 magistrikraadiga audioloogi, kellest üks on Eestisse veel naasmata. Ja seda on selgelt liiga vähe. Kui me vaatasime WHO esindaja poolt kuvatud graafikuid, on näha, et kuulmislangus on kasvutrendis kõikides vanusegruppides.
Eesti Audioloogia Selts tegutseb nüüd 5 aastat. Enne seda on kõrva-nina-kurguarstide ja pea-kaelakirurgide selts oma arengukavades korduvalt audioloogide vajadust märkinud. Sisulisi kohtumisigi on peetud nii Sotsiaalministeeriumi ametnikega kui ka ametite üleselt. Sotsiaalministeeriumi seisukoht on, et nõudmisi teenusele ei saa enne kehtestada, kui on alustatud spetsialistide väljaõppega. Viimane ümarlaua kohtumine eelmise aasta lõpus päädis aga Haridus-Teadusministeeriumi seisukohaga, et audioloogidel ei ole õnnestunud audioloogide õppe vajalikkuses ametnikke veenda. Kuidas me siis edasi liigume? Audioloogide käed jäävad süsteemi arendamisel kahjuks lühikeseks. Sestap on meil suur palve jätkata ametkondade üles diskussiooni ja ehk oleks mõistlik moodustada rakkerühm, mis audioloogia eriala meie sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi lõpuks ühendaks. Tänan tähelepanu eest ja annan sõna edasi MTÜ Audiere esindajale proua Anne Maisveele, kes räägib täpsemalt stipendiumi programmist. Tänan veel kord. Anne, kui mikrofon avad, siis... Jaa, aitäh. Suur tänu, Liina ja lugupeetud sotsiaalkomisjoni liikmed, austatud siinviibijad, et me oleme teiega väga paljudega juba kohtunud varem. Siinkohal väike ülevaade tõesti lühidalt siis meie stipendiumist. Teen selle kokkuvõtte siis Audiere juhatuse nimel, kuhu kuuluvad lisaks minule Sirle Karu ja Elis Pikmets. Meie stipendiumiprogrammi käivitamisel mängisid väga suurt rolli alustuseks tegevaudioloogide pöördumine, nagu Liina Luht just ütles, ja siis muidugi ka Aadu Luukase sihtasutuse tunnustusega kaasanud preemia. Briti nõukogu know-how ja Briti saatkonna toel saime siis luua kontaktid Ühendkuningriikide ülikoolidega ja nendega on koostöö olnud tõesti väga-väga hea. Ja nüüd kõige värskem siis uudis on ka see, et meil on just värskelt sõlmitud ka Iiri Vabariigis uus koostöömemorandum University College Corki linnas, kuhu siis suundub väga hea kandidaat loodetavasti õppima sel sügisel. Edasiviiv on olnud meie koostöö ka sihtasutusega Archimedes. Viimased 4 aastat kandideerivad tulevased audioloogia tudengid Eesti Audioloogia Seltsi poolse soovitusega Kristjan Jaagu stipendiumile. See ei ole tehniliselt parim lahendus, nagu te kuulsite ka Maret Leplanelt, kuid on viimased 2 kandidaati koolitanud Audiere finantsilise abita. Nii et Haridus-Teadusministeeriumi abi Archimedesest on olnud tõesti väga hea. Niisiis on Manchesteris ja Southamptonis kokku õppinud 5 Eesti noort. Neist 1, nagu öeldud, on veel Eestisse naasmas. Ent ülejäänud 4 on leidnud rakendust erinevates Eesti tervishoiuasutustes Tartu Kõrvakliinikus, Ida-Tallinna Keskhaiglas, Fertilitases ja Audiomedis. Audiere roll on olnud viimastel aastatel pigem teavitustöö tudengite hulgas ja kandidaatide selektsioon. Ja seda me teeme siis koostöös meie endiste stipendiaatidega, nüüdsete audioloogidega. Nagu õpetajad, kes oma õpilaste hariduste kujundamisel igapäevaselt vastutust tunnevad, oleme ka meie Audiere juhatus. Me tajume väga noorte professionaalide toetamise olulisust, et neid on vaja tööalaselt võimestada. Sellepärast oleme Eesti Audioloogia Seltsi asutaja liikmed ja kuna ka see eriala, nagu te kuulsite, areneb tohutu kiirusega ja kuna Eestis pole piisavalt usaldusväärset statistikat ega ka laiapõhjalisi teadusuuringuid, mis siis üleüldse kuulmisega seonduvat käsitleks, oleme ka uue stipendiumi loonud eraldi siis teadusuuringute tegemiseks ja 2019. aastal esimene stipendium sai välja antud ülevabariigiliseks koolinoorte kuulmisteravuse skriiningu läbiviimiseks. Ja ka see toetab tegelikult audioloogia nende jätkuvas erialases arengus ja ka sellistele nüanssidele tuleb mõelda.
et see palju räägitud siin täna hea audioloogiline teenus kvaliteetsena ka säiliks. Nüüd ega rohkem polegi mul midagi siin omalt poolt selles mõttes lisada, et doktor Luht on teinud ettepaneku rakkerühma moodustamiseks, mis kaardistaks alustuseks kõik need kitsaskohad, mis eriala professionaalset arengut takistavad. Ja meie muidugi toetame seda ettepanekut. Me leiame, et läbirääkimised ja ümarlauad peaksid igal juhul jätkuma. See koostöö siis ametite üleselt, nagu öeldakse, et kindlasti peaks jätkuma. Suur aitäh! Suur aitäh Anne Maisvee Audierest ja muidugi Eesti Audioloogide Selts selle töö eest, mis te olete teinud ja eriti selle eest, et tänu teie algatusele on olnud võimalus meie suurepärastel noortel õppida Inglismaal Manchesteris ja tagasi tulla Eestisse, ainult et probleem audioloogidega ei ole leidnud veel Eesti riigis sellist lahendust, mida need noored, haritud, koolitatud inimesed tegelikult vääriksid. Nüüd on mul võimalus andagi sõna Implantaadilaste Selts ja see on teenusesaaja esindaja vaade, ehk siis palun proua Epp Mööl. Aitäh! Ja, tervist, tänan. Ma saan aru, et minu slaide näidatakse siit teie poolt. Ja nii see on. Kohe nad tulevad, kuvame ekraanile ja palun. Ja, aitäh. Head komisjoni liikmed, austatud istungil osalejad. Tänan selle võimaluse eest siin täna sellel arutelul kaasa rääkida. Ja minul siis paluti rääkida implantaadi kasutajate muredest ja soovidest just audioloogilise teenuse kasutamisel. Nii nagu doktor Leplan äsja ütles, meil on Eestis alates 2000. aastast kokku juba 201 implantaadi kasutajat ja need on nii lapsed kui täiskasvanud. Ja selle implantaadi, selle abivahendi abil saab enamik patsientidest päris hästi kuulma ja nad on ühiskonnas üsna võrdväärselt osalemas. Aga nii nagu jällegi doktor Leplan ütles, täpselt niisama palju, kui patsiendi kuulmine sõltub sellest moodsast tehnoloogiast implantaadi ja kõneprotsessori kasutamisel, see sõltub ka nendest inimestest, kes iga kasutaja kuulmise eripära siis välja selgitab ja tema selle abivahendi peenhäälestab, selle programmeerib. Meie oma võrgustikus küsisime mõned nädalad tagasi siis nii täiskasvanute kui ka laste vanemate käest, et millist teenust siis implantaadi kasutaja vajab ja kuidas ta praeguse olukorraga rahul on. Et peab mainima, et implanteeritutega tegeldakse Eestis ainult Tartu Ülikooli kõrvakliinikus ja seal pakutakse nii-öelda tervikteenust. Seal on kuulmisuuringud, seal on protsessori programmeerimised, seal on sotsiaaltöötaja, lapsed saavad logopeedi. Selle teenusega, mida seal saadakse, on rahulolu väga kõrge. Hinnatakse sealset professionaalsust, hästi kiiret abi näiteks, kui on vaja tarvikuid, mingisugune osa seal katki läheb või midagi. Hinnatakse seda järjepidevust, et patsiente juba teatakse, tuntakse ja tänu ühes kohas saadavale teenusele on selle patsiendi ajakasutus hästi ratsionaalne. Aga millest puudust tuntakse, on sarnane teenus mujal Eestis, näiteks Tallinnas. Patsiente teeb ka väga murelikuks see, et nendele hädavajalikku teenust saab osutada ainult üks või osutab praegu ainult üks inimene ja tal ei ole asendajat. Kõik need 201 kasutajat peavad oma abivahendeid häälestama Eesti ainukese kõneprotsessorite programmeerija juures ja see on ka talle ebainimlikult suur koormus ja see on Tartus. Aga veel, mida siis implantaadi kasutajad arvavad. Kõigepealt selline kõige suurem soov tegelikult on see, et see teenus oleks ka mujal, mitte ainult Tartus, siis Tallinnas. Käidi välja ka selline idee, et Tallinnasse võiks siis sarnane nagu Tartusse teha selline ühe ukse teenus. Ja mitte siis ainult implantaadi kasutajatele, vaid üldse kuulmispuudega inimestele, kes aparaate kasutavad, kus on võimalik saada siis audioloogi, logopeedi, programmeerija vastuvõtule
ja kus siis võiks koostada ka näiteks rehabilitatsiooniplaane. Ühe ukse teenus. Aga lisaks audioloogile vajab eriti laps, kui tal on siis implantaadi laps, ta vajab logopeedi abi, kes tema hääldust sätiks. Totaalne, väga suur puudus on logopeedidest. Implantaadi kasutajad tõid ka selle välja, et nad vajaksid abi erinevate lisaseadmete kasutamisel. No igasugused audiojuhtmed, mikrofonid, nii edasi. Kes õpetaks neid praktiliselt kasutama? Kas audioloog? Ja muidugi rahateemad oli ka välja, et see protsessori omaosalus on paljudele kõrge, aga see ei ole praegu selle audioloogia teemalise jutu teema. Aga patsient iseenesest on väga tänulik ja mina tahaksin ka lõpetada siin selle lühikese sõnavõttu tänusõnadega ja vahendades siin väga paljude patsientide siirast tänu Tartu Ülikooli Kõrvakliiniku kuulmiskeskuse arstidele, spetsialistidele ja personaalselt programmeerija Piret Zimmerile, kes tõepoolest jääb esikohale patsientide vajadused ja tema abistamise. Ja seda isegi siis, kui see peaks tähendama väljatulekut töövälisel ajal. Selge sõnum seega on, meil on vaja rohkem Pireteid, meil on vaja rohkem asjatundlikke audiolooge üle terve Eesti. Tänan teid ja head kuulmispäeva. Ülevaate eest ja just teenuse saajate ja patsientide sellise tagasiside edastamise eest. Ja nüüd on mul väga hea meel anda sõna Külliki Pode. Tema on siis Vaegkuuljate Liit ja ta räägib teenuse kvaliteedist ja selle kättesaadavusest läbi uuringu kuulmislangusega inimeste toimetulek. Et Külliki kohta ma ütlen seda, et suur rõõm oli sinuga koostööd teha ka siis, kui sotsiaalkaitseministrina käivitasime Soomes kirjutustõlkide koolituse ja Eestis sai mitu inimest saadetud sinna, nii et väga meeldiv on läbi pika aja olnud sinuga koostöö. Palun. Ja tere ka minu poolt ja aitäh Helmen selliste toredate sõnade eest ja suur aitäh teile ka, et ma saan täna siin rääkida. Ma jagan oma slaide ise. Kas neid on näha? Palun. Ja on. Ja mina siis räägin täna sihtgrupi poolt ja tahaksingi öelda, et sihtgrupiks on siis täna meil Eesti Vaegkuuljate Liit, kes on siis katusorganisatsioon kuulmislangusega inimestele. Meil on Eestis 17 liikmesorganisatsiooni, ehk siis igas maakonnas on oma vaegkuuljate ühing. Ja räägin sellest, mida me tegime siis eelmisel aastal, kui me uurisime, kuidas kuulmislangusega inimesed üldse toime tulevad. Ja siinkohal me siis küsitlesime nii meie liikmeid kui ka neid, kes ei ole meie liikmed. Ja tõin välja mõned sellised tähelepanekud, mis puudutavad just kuulmisabi ja järelteenuseid. Selgus selline tõsiasi, et kuulmislangusega inimese teekond diagnoosimiseni ja abi saamiseni on tegelikult liiga pikk, nii nagu ka WHO raportist välja tuli. See teekond on liiga pikk sellepärast, et inimene ei tea, kuhu üldse abi otsima minna, mida teha, kui on tekkinud kuulmislangus. Ja otse loomulikult on suur seos ka WHO poolt mainitud häbimärgistamisel, sest inimene tahab ikka ise hakkama saada, ta tahab võimalikult palju olla ise ühiskonnas väärtuslik liige ja selleks, et ta tunnistaks endale, et tal on kuulmislangus, tal on lihtsalt vaja seda kõigepealt endale selgeks teha ja läbi mõelda. Ja kui nüüd inimene on saanud selle kuuldeaparaadi, nagu ka Liina Luht ütles, see aparaat on väga hea, väga kvaliteetne, aga kui ta on saanud selle aparaadi, siis tal puudub info selle kohta, et seda aparaati tuleks ka seadistada, seda tuleks hooldada ja sellega tuleb tegeleda. Oleme kohanud nii palju inimesi, kes on saanud selle hea aparaadi ja see aparaat on tal jäänud
sahtlisse. Ta ei ole sellega rohkem tegelenud, kuna see esimene kokkupuude selle aparaadiga oli negatiivne. See pani tal võib-olla pea valutama, talle need helid olid võõrad, kuna tema teekond on olnud pikk, ta on ära unustanud üldse, millised need helid võiksid olla ja seetõttu on see aparaat jäänud sahtlisse. Oleme väga palju selliste inimestega tegelenud, nõustanud, suunanud tagasi kuulmiskeskusesse ja sageli on inimene saanud selle sama aparaadi väga edukalt töökorda. Oleksid lahendused, mida siis sel juhul teha saaks, on see esmatasandi kuulmisnõustamine, millest oli ka varem juttu. See peaks olema kättesaadav igas maakonnas. Ja meie siin sihtgrupi esindajatena olemegi käivitanud sel aastal esmatasandi kuulmisnõustamise, et saada igasse maakonda see inimene, kes tegeleks just nendega, kes peaksid minema kuulmisabi saama. See, kui ta nüüd on avastanud, et tal on kuulmislangus, ei tähenda seda, et ta sinna abi saama läheks. Selleks tuleb teda julgustada, nõustada, jõustada, tuleb öelda talle õige informatsioon, kuhu ta läheb, tuleb näidata, et see ei ole üldse nii hull, abi on võimalik. Ja teiseks oleks vaja audiolooge igasse tervisekeskusesse ja ka kuulmiskeskusesse. Me küsisime selles küsitluses sellise küsimuse, et milleks on, see küsimus oli nii, kas igasse keskusesse oleks vaja audioloogi ja miks? Ja vastused tulid järgmised, et jaa, loomulikult oleks vaja audioloogi ja eelkõige just oma kodu lähedale tervisekeskusesse, mitte ainult kuulmiskeskusesse. Sellepärast, et siis ei pea kaugele sõitma. Ehkki kuulmiskeskuseid on küll igas linnas olemas, ei pruugi olla see just sellesama aparaadi firma. Et näiteks kui mul on ühe firma aparaat, siis seda esindust minu kodu lähedal ei olegi ja ma pean ikkagi sõitma kaugemale. Tahaksin, et ma saaksin minna kuskile tervisekeskusesse ja saada sealt samast abi. Saan ka seal kuulmist kontrollida. See oleks väga hea, kui ma saan minna oma kodu lähedale, mitte jälle kuhugile sinna, kus need mõõtevahendid on. Saan kindlasti õige abivahendi kohe ja aparaadi häälestus, mida ma siis sealt kodu lähedalt saan, oleks tunduvalt parem. Ma saan minna ja käia seal pidevalt häälestamas, kui on vaja. Teenindus oleks kindlasti parem, kui seda teeb audioloog. Ja et kõik asjad oleksid ühes kohas, ma saaksin nõustamise, saaksin aparaadi, saaksin häälestuse ja toodi välja ka seda, et audioloog lahendab kinnituse ja tasakaalu muresid, mida on ka väga paljudel vaegkuuljatel olnud. Ehk siis need on nüüd need vastused, mida ma noppisin välja just sihtgrupi esindajatelt. Ja minu poolt ongi kõik praegu, aitäh kuulamast ja kui on mingeid küsimusi, siis oleme alati kättesaadavad. Suur tänu, Külliki. Me oleme oma avaliku istungi esimeses pooles kuulanud nüüd neid inimesi, ma ei taha kasutada teenusepakkujaid, ma tahaks öelda neid inimesi, kes saavad aidata abivajajaid, neid, kes vajavad seda abi ja oleme kuulanud ka sihtgruppi, kes tegelikult seda abi on siis saanud või on avaldanud arvamust, et seda peaks saama paremini senisest korraldusest. Praegu selle järgselt ongi võimalus meil nüüd kuulata ära Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Haigekassa esindajad oma kommentaaride, ettepanekutega ja kõigepealt Haridus- ja Teadusministeerium, Margus Haidak. Temal on kommentaar, mis siis nagu võiks puudutada audioloogiliste teenuste kvaliteedi parandamise professionaalsete teenusepakkujate jätkusuutliku koolituse strateegia ehk väga olulisel teemal. Palun, Margus Haidak, teil slaide ei ole, aga me oleme väga kuulmas ja teie ettekannet jälgimas. Aitäh! Aitäh! Ma loodan, et te kuulete mind. Jaa. Ma siis tegelikult lihtsalt võtaksin paari sõnaga kokku ka seda, mida siin eelnevalt on öeldud, et see
audioloogide teema ja tegelikult kuulmispuude teema on Haridus- ja Teadusministeeriumi jaoks kogu aeg oluline teema olnud. Siin lihtsalt aja jooksul on ilmselt olnud ka küsimusi selles, et mis tasandil mingeid spetsialiste peaks koolitama. Et juba mainitud audioloogide välismaale õppima saatmise programm on ju suunatud eelkõige siis 7. taseme ehk magistriõppe tasemega spetsialistide ettevalmistamisele. Ja siin küll öeldi, et Kristjan Jaagu programmi kaudu on see veidi kohmakas, kuna ta oleks nagu kahetasandiline, et ühelt poolt Audiere aitab meil leida sobivad kandidaadid, luua kontaktid, aga tegelikult see otsus Kristjan Jaagu programmis on ikkagi üsna automaatne, et me oleme kokku leppinud, et see on meie jaoks oluline valdkond ja me need spetsialistid välismaal õppima saadame. Aga seal ei ole ka viimastel aastatel olnud liiga suurt tungi minu teadmist mööda, et tõenäoliselt ka võib-olla COVID eelmisel aastal mõjutas mingil määral inimeste valmisolekut välismaale õppima minna, aga nagu siin mainiti, et 5 inimest on saadetud ja 6 on siis loodetavasti minemas. Nüüd, kui rääkida nagu üldisest seisust kõrghariduses, siis on ju teada, et Eestis üliõpilaste arv on oluliselt langenud, et 10 aasta taguse seisuga võrreldes on meil 18 000 sisseastujalt oleme jõudnud 13 000 peale, mis tähendab 5000 üliõpilast alustab igal aastal vähem õpinguid kui 10 aastat tagasi, mis on pannud väga paljud kõrgkoolid mõtlema hoopis sellele, et kuidas vähendada õppekavade arvu või kuidas õppekavasid omavahel ühendada, pakkudes seal spetsialiseerumisi, kuna lihtsalt ei ole võimalik suurt hulka erinevaid õppekavasid ülal pidada seetõttu, et sul ei ole üliõpilasi, kes tahaksid sinna õppima tulla. Ja nendest sisseastunutest ka tegelikult ju teadaolevalt märkimisväärne kogus on juba välisüliõpilased. Aga samas sellise uue õppekava avamise puhul olemegi meie öelnud, et meil peab olema lihtsalt selge teadmine sellest, et milline on see teenus, millised on need kvalifikatsiooninõuded teenuse osutajatele ja et kas meil on olemas ka kindlus, et keegi seda teenust rahastab ning sellisel juhul võiks täiesti arutada ka 6. taseme õppe avamist, et siiani on neid abivahendispetsialiste koolitatud 4. taseme õppekavadel, mis on kutsehariduse õpe, 4. ja 6. taseme vahele, 6. tase on siis kas bakalaureuseõpe või rakenduskõrgharidus. Et 6. ja 4. taseme vahele jäävad tegelikult ka sellised pikemad kutseõppekavad, mis oleksid ka siis niimoodi keskhariduse lõpetanutele kuni 2-aastased õppekavad, mis on ka teoreetiline võimalus, aga ma ütlen, et see tuleb siis koos nii sihtgrupi kui teiste partnerite ja Sotsiaalministeeriumi kolleegidega läbi arutada, et mis see konkreetne parim õppekava oleks, sest tasemeõppe suurim miinus on see, et ta on disainitud eelkõige värsketele lõpetajatele, gümnaasiumi lõpetajatele, ehk ta seab eelduseks, et inimesel ei ole varasemat kõrgharidust, talle tuleb kõik otsast peale õpetada ja nad on seetõttu üsna jäigad ja ühetaolised ja seal esimeste lõpetajateni kulub teatavasti vähemalt 4 aastat sellest ajast, kui otsustatakse, et õppekava avatakse, rääkimata sellest, et õppekava avamiseks on vaja leida õppejõud, kõik muu vajalik. Nii et ma lihtsalt näen, et siin ka võib-olla sellise vaheastmena oleks vajalik pigem ka rohkem panustada täienduskoolitustele, et tõesti lihtsalt, isegi kui täna otsustada tasemeõppekava avamine rakenduskõrghariduses, siis esimesed spetsialistid saavad tulla sealt 4 aasta pärast. Ja meil on ikkagi vahepeal tühimik ja tegelikult ju palju inimesi, kes vajavad seda teenust, palju inimesi, kes täna juba osutavad neid teenuseid, aga kelle kvalifikatsioon ei ole sellel tasemel nagu oodatud. Nii et jah, siin on mainitud ka, et eelmisel aastal oli meil ka mitmeid kokkusaamisi nii Audiere kolleegidega kui ka Sotsiaalministeeriumi kolleegidega ja kokkulepe on, et see teenus püütakse paremini ära kirjeldada ja selle pealt saaksime teha need otsused, et me tervishoiusektoris oleme tegelikult vastuvõtte suurendanud eelkõige küll õdede ja ämmaemandate
õppekavadele just tulenevalt sellest, et sektoris on väga suur vajadus ja tervishoiu kõrgkoolid on selleks valmis olnud. Aitäh minu poolt. Suur tänu. Järgmisena on hea meel anda Heli Paluste Sotsiaalministeeriumi poolseks kommentaariks ja siis valdkonna spetsialistide koolitus ja nõuetega seonduvad küsimused. Tean, et Heli on selle teemaga väga pikalt kokku puutunud, olnud nende ümarlaudadega kutsuja ja seal informatsiooni edastaja. Minu isiklik arvamus on see, et võib-olla ka nii nagu siin Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja toodi, et alati ei ole sinna õppima minejaid ka nii palju, et mulle tundub, et kui audioloogide kui professiooni probleem on täna veel lahendamata, siis on väga keeruline ka kedagi seda ala nagu õppima saata ja ka see, et kui me täna alustaksime, siis läheb 4 aastat aega enne, kui spetsialistid tulevad, ja kui me ka täna ei alusta, siis ei ole ka 4 aasta pärast loota kedagi tulemas, et alati ümberõppe ja kvalifikatsiooni tõstmine on mõistlik, aga ongi hea meel kuulata nüüd Heli Paluste poolseid kommentaare. Suur aitäh! Suur tänu ka minu poolt ja tõepoolest mul on väga hea meel, et selline üritus täna vaatamata keerulisele ajale ikkagi toimub ja et sellele iseenesest olulisele teemale sellist fokusseeritud tähelepanu juhitakse, sest et kui ma nüüd tervishoiu sellisest üldisest suurest pildis vaatan, siis ega see kuulmislanguse teema nagu ülearu palju tähelepanu siiski ei saa. Ja teiselt poolt tõesti ma tahaks ka ise väga tunnustada kõiki neid selle valdkonna entusiaste ja eestvedajad, kes nagu väsimatult koputavad erinevatele ustele ja üritavad taas ja taas sellele teemale nagu tähelepanu saada. Et selge on see, et ega üks selline teema saabki tähelepanu siis, kui sellised eestvedajad on olemas, nii et suur lugupidamine ja tunnustus teile selle eest. Mis nüüd puudutab Sotsiaalministeeriumi rolli, siis tõepoolest oleme selle teemaga väga palju kokku puutunud ja iseenesest strateegilises plaanis selline piirangute vaba elu, võimalikult pikk piirangute vaba elu on ju lausa meie strateegiline suur eesmärk, aga kui me vaatame nüüd selle konkreetse audioloogia valdkonna peale nagu kitsamalt, siis siin on osasid sammusid astutud, aga kindlasti on vaja siin koostöös nende valdkonna inimestega teha need järgmised vajalikud sammud. Ja kui siin Haridus- ja Teadusministeeriumi kolleeg just lõpetas selle spetsialistide koolituse teema, siis tegelikult meil ju ülesannete jaotus siin riigis selline ongi, et ikka Haridus- ja Teadusministeerium on see, kes spetsialistide koolituse eest nagu täit vastutust kannab, et Sotsiaalministeerium on siin tegelikult ka sellises tellija rollis, kuna meie vastutus on tervishoiusüsteemi toimivuse korraldamine, siis ilma piisava hulga spetsialistideta me siin hakkama ei saa ja just sellepärast oleme me ka ikkagi elus hoidnud seda tervishoiuvaldkonna spetsialistide koolituskomisjoni, kus ka Haridus- ja Teadusministeerium ja kõik tööandjad ja erialaühendused on kaasatud, kuigi juriidilises mõttes me nagu riiklikku koolitustellimust Haridus- ja Teadusministeeriumile enam ei esita. Aga oma vajadusi selliselt välja toome ikkagi. Ja mis nüüd puutub sellesse õiguslikku raamistikku, siis jah, see kindlasti peab olema toetav ja aitama kaasa selle valdkonna probleemide lahendamisele, aga tuleb endale aru anda siiski, et õiguslik reguleerimine nüüd päris kõiki probleemi küll meile ei lahendada. Teatud tuge ja raami sellele valdkonnale kahtlemata loob ja ma saan veel kord kinnitada, et lisaks
valmisolekule reguleerida ära audioloogia arstliku ühe eriala kõrval erialana või siis lisapädevusena. Sellest valmisolekust me tegelikult oleme märku andnud juba varem, aga eriala selle, ütleme siis kõrvanina kurguhaiguste eriala ei ole seda nagu väga vajalikuks pidanud, on vähemalt meile jäänud selline mulje. Siis tänaseks on tegelikult lahendatud ka see õiguslik vaakum, et meil on nüüd juba aasta aega kehtinud selline õigusraamistik, kus me saame tegelikult reguleerida ka neid tervishoiu valdkonnas tegutsevaid spetsialiste, kes ei ole siis tervishoiutöötajad oma baasväljaõppelt. Nii et ma tahan öelda, et uks on täiesti lahti ja valmisolek on olemas. Vajalik on tõenäoliselt siin omavahel rääkida nendest detailidest ja leppida täpselt kokku, mida me tahame reguleerida, sest tõesti läbi regulatsioonide me saame lahendada teatud probleemid, me saame lahendada näiteks ligipääsud tervise infosüsteemile ja ka selle poole, et neid spetsialiste oleks võimalik näiteks kuskilt registrist tuvastada, nii et selline ütleme, selliseid probleeme aitab lahendada tõesti õiguslik reguleerimine. Aga samas, nagu ka kolleeg mainis, tõesti on oluline, et meil oleks täis teadmine, milliseid teenuseid see inimene, kuulmislangusega inimene tegelikult vajab, et meil oleks need teenused kirjeldatud ka rahastamise jaoks ja hea meel oli avastada, et tõesti nii nagu eelmisel selleteemalisel arutelul otsustati, on tänaseks Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu täiendamiseks vastavad taotlused ka esitatud audioloogiliste teenuste rahastamiseks. Nii et jällegi üks väga oluline samm on edasi astutud ja kui ma kuulasin täna siin neid ettekandeid ja ka seda võib-olla rõhuasetust, et tõesti vahel ka see patsient on selles süsteemis natuke eksinud ja ei tea, kuhu ja kelle poole pöörduda. Et tõenäoliselt me vajame tõepoolest ka selliseid ravikäsitlusjuhendeid, standardeid, et kõikidel tervishoiusüsteemis patsientidega kokku puutuvatel spetsialistidel oleks selge teadmine, et kui ma sellise patsiendiga kokku puutun, et mis see käsitlus peaks olema, kuhu ma ta suunan, millised need teenused selles süsteemis on. Nii et siin on tõenäoliselt teha meil veel nii mõndagi peale selle, et me räägime spetsialistide vähesusest ja koolitamise vajadusest ja õigusraamistikust ning teenuste rahastamisest. Aga sellega ma piirduksin, aitäh. Suur tänu, Heli Paluste. Meil osaleb ka Tarmo Kurves, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik. Kas midagi, Tarmo, soovite lisada või ei? Tere päevast. Ma võib-olla nii palju lisaksin, et kindlasti on sotsiaalvaldkonnas tegutsevate inimeste kvalifikatsiooni tõstmine meile väga oluline, et Sotsiaalministeeriumi hoolekande või sotsiaalsektor on planeerimas siin ka uude Euroopa Liidu rahastusmeetmete vooru rida tegevusi ja kindlasti saame siin koostöös Sotsiaalkindlustusametiga võtta arvesse tänase koolituse tulemusi, mis meil annavad sisendi tuleviku jaoks. Ja et meie poolt ma arvan, et on selline avatud koostöö võimalik. Aga ma arvan, et Tiia Orlovski räägib kogu sotsiaalvaldkonnas abivahendi korralduse süsteemist lähemalt. Aitäh! Ja,
Suur aitäh, sinna me just nüüd jõuame, ongi võimalus Sotsiaalkindlustusametist Annika Kiik ja Tiia Orlovski, kes annavad siis ülevaate riigi osalusega kuulmisabivahenditest ja te jagate ise ka slaide, nii et palun, võimalus on teil anda ülevaade ja hiljem veel kord tuletan meelde sotsiaalkomisjoni liikmed ja ka teised koosolekul osalejad, kui soov on küsimusteks, andke mulle märku, hakkan järjekorda pidama. Palun. Tere kõigile. Suur tänu, et on võimalus osaleda sellisel istungil. Mina olen Annika Kiik, Sotsiaalkindlustusameti abivahendite talituse peaspetsialist. Minu igapäevaste tööülesannete hulka muu hulgas kuulub siis kuulmisabivahendite riiklik rahastamise osa. Ja mul on ette valmistatud ka mõned slaidid ja kohe ma need teiega jagan ja räägin siis lühidalt, mida meie omalt poolt oleme selleks ette võtnud. Teen lühidalt ülevaate siis riigi osalusega kuulmisabivahenditest. Mis asi see abivahendi teenus üldse on? See on siis riiklik teenus, kus riik võtab abivahendi eest tasu maksmise enda kanda osaliselt. Ja teenuse pakkuja ehk siis abivahendi ettevõte aitab leida siis sobivama abivahendi ja nõustab inimest selles osas. See on siis üldjoontes selle teenuse kirjeldus. Abivahendi võimaldamise aluseks on alati pädeva spetsialisti väljastatud tõend, ehk siis nagu meie ütleme, vajadus on tuvastatud spetsialisti poolt. Kuulmisabivahendite puhul on selleks pädevaks spetsialistiks siis meie määruse järgi ka nina-kõrva-kurguarst ja audioloog. Ma väga vabandan, järsku te saate slaidi suureks ekraanil teha, et kui te jõuate nagu põhislaidide juurde, me näeme seda praegu väikesena ekraanil, et kas see on võimalik, et te teete ta suureks? Kohe vaatan, kas ja mida ma siin täpsemalt parandada saan. Kas ikka on väikeselt näha? Ja, ta on väike ja kõrval jookseb see rida, slaidide rida. See peaks olema alt äärest kuskilt suureks tehtav minu meelest. Aga... Ja ma enda ekraanil isegi tegin, et miks ta teile ei ole... Järsku ta tuleb väikse viivitusega. Võib-olla tõesti. Kuulmisabivahendite vajajad, et need, kes riigi osalusega kuulmisabivahendeid saavad, et nende kohta on meil numbrid olemas siis. 2020 aastal oli neid kokku 6571. See sisaldab nüüd kõiki eelpool nimetatud implantaatide kõneprotsessoreid ja siis kuuldeaparaate ja kõiki neid aparaate, mida vajab siis üks kuulmislangusega inimene. Numbrid on üsna stabiilsed. 2020 kindlasti on siin meie kriis riigis andnud selle väikese muutusi, kindlasti ei ole vajadus vähenenud. Üks moment veel, te olete oma slaidide juures juba 3. slaidil, aga meie näeme ikka ülevaadet riigi osalusega. Vot nüüd jõudis 3. slaid, aga ta on väga väike jätkuvalt. Ta on meil kuidagi loetav, aga ta oleks muidugi parem ka jälgijatele, kes meid vaatavad, kui ta oleks üle ekraani. Aga nüüd vähemalt on õige slaid. Ja nüüd... Väga vabandan. Nüüd on hästi. Nüüd on kõik väga hästi. Jätkake ja õige slaid ja õige suurus. Jätkake, aitäh. Super, aitäh teile. Ja siis Sotsiaalkindlustusametil, kes seda kuulmisabivahendi teenust pakuvad, on hetkel lepingupartnerid 11 ja teenus on kättesaadav üle Eesti. Kindlasti on piirkondi, kus teenus võiks olla paremini kättesaadav, aga 11 teenusepakkujat on ju ka päris hea tulemus. Probleemid, mis meil selle teenusega on, et me oleme neid probleeme kaardistanud koostöös siis Vaegkuuljate Liidu ja Eesti Audioloogia Seltsiga, et meie teenus kindlasti ei ole ideaalne, saab paremini ja need probleemid põhilised oleme me ka kirja pannud. Et kuulmislanguse tuvastamisel arsti või audioloogi tõenditel olev info ei ole sageli piisav veel abivahendi seadistamiseks, ehk siis siin on koostöö meil haigekassaga ja eriarsti siis selle teenuse sisuga ja selle koostöö me oleme alustanud ja sellega me läheme ka kindlasti edasi. Meie teenusepakkujate juures
need, kes seadistavad aparaate, kes nõustavad meie kuulmislangusega inimesi, kindlasti nende ettevalmistus ei ole täna veel piisav. See tase on ebaühtlase kvaliteediga ja päris lõpuni see ei ole meie jaoks nii-öelda rahuldav. Ja abivahendite ehk siis kuuldeaparaatide sobitamise ebaühtlane kvaliteet, nii nagu ka eelkõnelejad siin välja tõid, et sageli esineb neid probleeme, et see töö ei ole tehtud võib-olla kõige kvaliteetsemalt. Ja sageli on ka see mure meil, et see aparaadi tõhusus ja ohutus on võib-olla küsitava väärtusega. Hetkeolukord selles, mis me oma teenusega teha saaksime, mida me teinud oleme. Veebruar 2021 alustasime me siis koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga kuulmisabivahendite sobitajate baaskoolitust. Me koolitame oma lepingupartnerite juures töötavaid spetsialiste, kes igapäevaselt kliente nõustavad. See on see päris algtaseme nõustamine. Hetkel osaleb meie koolitusel 31 nõustajat, kes töötavad siis lepingupartnerite juures. See on selleks, et me saaksime kõigepealt esmalt oma teenuse kvaliteedi ühtsele tasemele. Et meie kõik kliendid, kes lähevad, saavad ühesugust nõustamist. Et see on esimene asi, mida meie leidsime, et me omalt poolt saame kohe ja kiiresti teha. Läks aega, aga nüüd see koolitus meil töötab ja toimib. Aasta lõpuks on meil see koolitus läbi ja need 31 nõustajat on siis koolitatud ühtsetel alustel. See on hanke korras tellitud koolitus ja see on esialgu ühekordne. Selle koolituse eesmärk ongi siis, nagu ma ütlesin, parandada ja ühtlustada seda nõustamise ja uuringute läbiviimise kvaliteeti ja oluliselt siis seda taset tõsta ja tõhusust tõsta, et aparaate ei müüdaks ainult sellepärast, et neid saaks müüa, nii nagu ka Külliki eespool kõneles, et võib-olla vahel jäävad nad sahtlisse, vaid et see aparaat ja abivahend oleks päriselt eesmärgipärane ja aitaks inimest. Koolituselt me loodame saada siis selle sisendi ja selle mõju hindamise me teeme peale koolitust, et millist mõju see meie teenusele andis ja kuidas ja mida me sellel koolituselt järeldame, et oma teenust veelgi paremini reguleerida ja kirjeldada ja tõsta kvaliteeti. See koolituse läbimine ei ole kindlasti alternatiiv audioloogialasele kõrgharidusele. See on lihtsalt esimene meede, mida meie saame enda teenuse sees teha. Kõrgharidusega audioloogide vajadus kuulmisabivahendite valdkonnas on kindlasti jätkuvalt olemas ja need nõustajad, keda meie koolitame, ei ole kindlasti audioloogidele konkurendid või alternatiivid. Lõpuks tahan veel kindlasti tänada Eesti Audioloogia Seltsi ja Vaegkuuljate Liitu väga hea koostöö eest, et meie koostöö on olnud tõesti väga meeldiv, väga tõhus. Me oleme vist jõudnud ühele lehele, me saame aru, et teenus vajab parandamist ja ainult koos me saame seda teenust veel paremaks muuta. Suur tänu kuulamast ja ilusat kuulmispäeva kõigile. Suur aitäh, lugupeetud Annika Kiik. Kas Tiia Orlovski soovib täiendada, lisada, esitleda midagi? Palun, teil on see võimalus Sotsiaalkindlustusameti poolt soovi korral. Tänan. Ma vabandan kohe ette, mul on väga halb internetiühendus. Ma liitusin tund aega hiljem ja mul ka praegu hakib, et ma omalt poolt siin midagi eraldi välja tuua ei oska, et Annika juba nimetas olulisemad ära, et me oleme avatud koostööle ja tulemuste saavutamisele. Suur aitäh ja kui on küsimusi, siis võib-olla saate nendele, kui peaks olema, mida vastata. Ja siis liigume edasi. Meil on võimalus kuulata nüüd Eesti Haigekassa poolt Made Pambus. Palun. Tänan väga, lugupeetud sotsiaalkomisjon ja head kohalviibijad, et on tõesti väga meeldiv siin täna osaleda ja meie poolt ka mõned sõnumid siis teema võimestamiseks või väärindamiseks tuua. Et teema olulisuses, ma arvan, ei kahtle ilmselt mitte keegi meist, kes me siin oleme. Ja nii ka Haigekassa peab jätkuvalt oluliseks kõiki abivajajate gruppe ja sealhulgas mõistagi ka vaegkuuljaid. Ja samuti täna teise olulise teemana peaaegu kõikidest sõnavõttudest läbi käinud teenuste kvaliteet, mis on ka jätkuvalt meie huviorbiidis ja mida me alati enda rahastatavate teenuste puhul arvestame. Nüüd tulles tagasi kitsamalt siia teemasse, siis audioloogide seltsiga on ka Haigekassa olnud
mitmel korral diskussioonis ja me oleme arutanud seda, et milliseid muudatusi siis üleüldse audioloogiliste teenuste nüüdisajastamise käigus võiks kaaluda ja milliseid analüüse nende põhjendamiseks võiks teha, et koostöö ja kommunikatsioon, nii nagu ka Sotsiaalkindlustusamet juba mainis, on meil tõesti olemas ja siin ongi võtmesõnaks seesama teenuste kvaliteet ühelt poolt, teiselt poolt võib-olla see patsiendi ravirada või tervise teekond või kuidas seda nüüd kõige arusaadavamalt väljendada. Et just nimelt, et kui me ka räägime sellest, et me lisame teenuste osutamisele mingisuguseid uusi tingimusi, näiteks kas siis on kutse omamise nõue või et kuidas me lahendame üldse, et millist teenust siis nii-öelda osutatakse või rahastatakse sotsiaalkindlustussüsteemist, millist tervishoiusüsteemist, siis me oleme ikkagi selles mõttes avatud läbirääkimisteks ja me annaksime, kui me teeme need muudatused, ütleme teenuste osutamisel viime sisse, siis me annaksime ka niisuguse rakendumise aja, et kõik teenusosutajad jõuaksid ka nendega kohaneda. Aga minnes nüüd konkreetsemate sõnumite juurde, siis tõepoolest Haigekassa on Haiglate Liiduga arutanud, samamoodi Audioloogide Seltsiga. Aruteludes on käinud läbi see, et me vajame kogu otorinolaryngoloogia teenuste nüüdisajastamise protsessi. See tähendab seda, et terve kurgu, nina, kõrvahaiguste teenuste loend läheb tervikuna ümbervaatamisele, vajalike muudatuste sisseviimisele ja seal hulgas on ka audioloogilised uuringud ja protseduurid. Nüüd me oleme seadnud endale optimistliku eesmärgi tõesti alustada tegevustega veel käesoleva aasta teisel poolaastal, kuid kõik paistab praegu ikkagi sõltuvalt kriisiolukorrast ja vastava ressursi olemasolust, aga praeguse jutu mõte on see, et meiepoolne tahe ja vajadus selleks on selgelt olemas. Ja nüüd, et mitte minna liiga pikale, mulle antud aeg on ka pisalt lühike selleks, siis nüüd Haigekassa vaates ja tervishoiuteenuste osutamise vaates, siis ei ole erilist vastuolu selles, et kõik võimalused on võimalikud, et kui meil tulevad turule ka audioloogid, et on nad siis ütleme, millise taustaga siis tahes, eks ju, et kuidas me hakkame neid koolitama kokkuleppeliselt, siis see on suhteliselt tavapärane teenuse osutamise viis tervishoiuteenuste vaatevinklist ka praegu. Ja me ei näe ka tervishoiuteenuste loeteluga vastuolu selles osas, et nagu ka praegu on näiteks meil ju teenustega kaetud füsioterapeudid, logopeedid, kliinilised psühholoogid, kes otseselt ei ole Eestis tervishoiutöötajad, siis samamoodi võivad meie nägemuses siia ritta astuda vabalt ka audioloogid. Nüüd mida veel, et ühesõnaga kokkuvõtteks seda, et see audioloogi, kui ütleme niisugune kutse turule tulek teenuse osutamine, et selles mõttes, et ta on meie vaates täiesti võimalik. Nüüd otseselt Haigekassani, nüüd me oleme vaadanud ka, teinud veidi analüüse, et kuidas meil on audioloogiliste teenuste osutamisega, et millise on see teenuste hulk ja kuidas need on jagunenud. Siis see sissevaade ja olukord on meile teada ja samamoodi ma tahaksin öelda, et otseselt Haigekassani nüüd teenuse osas niisugusi probleeme või otseseid kaebusi klientide poolt tulnud siiamaani ei olegi. Nüüd veel positiivne uudis, et tahaks sellega ka lõpetada, et lisaks sellele, nagu ma rääkisin, et tahame tööle hakata kogu teenuste paketiga ja loomulikult jätkata koostööd ka audioloogidega, siis me oleme sellel aastal alustanud tegevust selles suunas ja tahame ka juba jõuda resultaadini ikkagi aasta lõpuks, et me tahaksime anda vaegkuuljatele mõeldud funktsionaalsust ka perearsti nõuande telefonile 1220. See tähendab siis seda, et vaegkuuljad tegelikult selle arenduse lõppedes või arenduse sisse viies saaksid olla ka meil täisväärtuslikud kliendid, saaksid seda teenust kasutada sarnaselt siis nagu praegu on nii-öelda need häirekeskuse 112 telefoninumbrid, aga lahendused loodame, ütleme niisugused võimalikult kaasaegsed ja käepärased sisse viia. Et see oleks hetkel minu poolt kõik, et olen ka avatud hiljem küsimustele, kui neid jätkub. Aitäh!
Suur tänu, Made Bambus. Juba on meie kirjaribas ehk võõrkeelse sõnaga chatis läinud ka arutelu ja vestlus lahti, et ma annaksin võimaluse siis, kuna ma ühtegi komisjoni liikme küsimust hetkel ei märka, nii huvitavad ja hästi esitatud ettekanded, et küsimusi ilmselt ei tekkinud praegu, aga küll need veel tulevad, et ma annaksin võimaluse nii Liina Luht kui Anne Maisvee seda, mida te ka kommentaaridesse olete kirjutanud või kõneribasse, seda siis ka esitada suuliselt soovi korral. Ma omalt poolt jah, siis lihtsalt ütleksin Heidi Palustele kommentaariks, et KNK seltsi poolt on tegelikult nende arengukavades, ma ei tea, ma ei mäletanud enam peast, aga ma pakun, et see oli 2004. aastal vist esimest korda ja hiljem korduvalt on tegelikult selts viidanud spetsialistide vajadusele ja ka sellele, et tegelikult see ei pea olema see audioloog ju arst, ta võib olla arst, aga magistri tasemega audioloog, mis siis nagu Euroopas on selline üldlevinud praktika, on iseseisev spetsialist ja reguleeritud eriala. Ma sellest saan väga hästi aru ja ma lihtsalt tahtsin viidata sellele, et reguleerimise mõttes me saame neile läheneda erinevalt ja peame läheneda erinevalt, sest et arst on Euroopa Liidu mõistes reguleeritud kutse ja arste, audiolooge me saame reguleerida ühel moel ja neid, kes ei ole arsti taustaga, neid audiolooge me saame reguleerida jällegi natuke teisel moel, aga me saame neid reguleerida, see võimalus on olemas. Me saame neile anda ligipääsu tervise infosüsteemile, mis tõenäoliselt on vajalik täpselt nii, nagu me tänaseks oleme ära reguleerinud need mitte tervishoiutöötajatest kutsed, need spetsialistid, kes tervishoius ka tegutsevad, nagu haigekassa kolleeg loetles, logopeedid, psühholoogid, füsioterapeudid ja veel paljud muud. Nii et tõenäoliselt need audioloogid, kes ei ole arsti või õe taustaga oma põhiväljaõppelt saaks reguleerida sarnasel moel, mis neile kõik need õigused siis ka annaks ja tooks nad nagu nii-öelda tervishoiu teenuse osutamise pildile. Suur tänu. Kas Liina Luht soovib täiendada, lisada midagi? Kasutan võimalust, jah. Audioloog on tegelikult ju selline multidistsiplinaarne spetsialist ja minu mõte ka oma ettekandes oli see, et tervishoiu pool ja sotsiaali pool, kuhu vahele see audioloogia ühtepidi on nagu kadunud, aga et ta saaks neid mõlemaid pooli ühendada, oleks kasulik nii tervishoiule kui sotsiaalkindlustusele ja ennekõike muidugi lõpptarbijale. Ja teiseks, kui proua Bambus ütles, et kaebusi ei ole laekunud, siis ega Eesti inimesed, nad peavad ikka väga viimase piirini olema, et ministeeriumisse või haigekassasse kaebama minna. Et tavaliselt nad jooksevad ühest keskusest ja raviasutusest teise, et segaduses igas asutuses on neile isemoodi uuringutulemused tehtud. Et päeva lõpuks peab praegu hetkel need koolitatud audioloogid selle segaduse ära klaarima ja pahatihti jääb inimesele ikka küsimus, et aga keda ma siis lõpuks usaldan. Aitäh! Suur tänu! Küsin üle, kas on veel kellelgi küsimusi komisjoni liikmetest? Neid hetkel ei näe. Siis kas täna esinenud või osalenud külalistel, kas on kommentaari soov, arvamuse soov? Ma alustan ise. Et minule hetkel siis küll komisjoni juhtivale, aga sotsiaalkomisjoni aseesimehele tänasest arutelust ja ka varasemast tööst on jäänud selline mulje, et riigi huvi ja vaade on see, et õige abivahend
raha efektiivne kasutamine ja inimesele oluline abivahend õigel ajal. Teenuse saaja ja abivajaja poolest tegelikult olekski see, et tal on õige vahend kiiresti, sobivalt ja tal on kindlus ja turvatunne, et see on just tema vajadustele vastav vahend, millega ta tuleb toime täisväärtuslikult elus hakkama saamisel. Ja tohtrite ja parimate spetsialistide vaade on ju see, et asjad sujuksid ja vaadates ja kuulates tänast arutelu, kõige tähtsam selle juures soov asju koos arutada ja juba see tehtud töö, mis tegelikult ei ole mitte väga väike, et siin ongi suur tänu just nii nagu alguses sai öeldud eestvedajatele ja takkalükkajatele, pean siin silmas Eesti Audioloogide Seltsi ja Audieret ja muidugi neile, kes on täna teenuse saajate poolt toonud Eesti Vaegkuuljate Liit ja Implantaadilaste Seltsi poolt need probleemid, aga ka need, mis hästi on, et meil ei ole kõik halvasti, meil on palju asju ka väga hästi ja meil osaleb täna ka komisjoni esimees, sotsiaalkomisjoni esimees. Ma isiklikult arvan, et komisjon ka oma esmaspäevasel koosolekul seda teemat puudutab. Ma isiklikult pakuks välja ühe mõtte, et iga aasta märtsis, kui on ülemaailmne kuulmispäev, võiks olla sotsiaalkomisjoni avalik istung ja me kuuleme, mis on aasta jooksul muutunud, mida on paremaks tehtud, millised on veel probleemid, sest seadusandjatena me kahtlemata oleme valmis, kui peaks olema vajadus mingeid seadusi muutma, aga neid muidugi tasakaalustatult enne läbi arutades, mitte ise, nagu öeldakse, rongi ees joostes, et me koostöös Haigekassa, Haridus-Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusametiga oleme teenuse saajate ja pakkujatega valmis igakülgseks koostööks, aga minu meelest annaks see hea võimaluse iga aasta üks selline ülevaade sellele, mida on tehtud, et me seda komisjonis arutame, aga sellise ettepaneku ma seal kindlasti ka esitan. Nii, head kolleegid, head esinejad, head sõbrad, kas keegi soovib kommentaariks, arvamuseks sõna? Ja Priit soovib. Helmen, ma kõigepealt tänan tõesti kõiki neid inimesi, kes ettekandeid tegid. Minu jaoks väga palju uut erinevat informatsiooni ja seepärast mul on kaks aspekti. Ühelt poolt on küsimus, et kuna see valdkond ja teema on minu jaoks suhteliselt uus ja neid probleeme ja erinevaid detaile oli väga palju, et kas te oleksite võimelised või keegi teist ütleks, et kui milline on nende pisikeste või ka mõnel puhul suuremate probleemide prioriteet, et mis oleks kõige olulisem või esimene asi, millele meie poliitikutena peaksime tähelepanu pöörama. Ja teine teema, mis oli üks suhteliselt esimestest ettekannetest, kus ma ei mäleta täpselt, kes see ütles, aga seesama, et mis on probleemid, kui kohtute nende õnnetute vanematega, kes ei ole kas saanud piisavalt head ja õiget lahendust ja ka näiteks mina viimati, kui ma käisin kõrvaarsti juures, kuulsin esimest korda, et kõrvatikuga või selle pehme vatitikuga ei tohi ise oma kõrvu puhastada, et kõrvaarst ütles, et kõik, mis jääb küünarvarrest ülespoole, et kui ma sellega suudan oma kõrva kuidagi aidata, siis võin ise midagi ette võtta või rusikas kõrva mahub, siis võin nagu ise ennast aidata, aga muudel puhkudel palus ta enda poole pöörduda. Aga mulle tundub, et seda informatsiooni on ka liiga vähe, aga nüüd ma ei saa rohkem rääkida, nagu te kuulete. Aitäh! No Priit, see küsimus oli täiesti arusaadav ja ma arvan, et leiab ka siin arvamuse ja vastuse. Palun, kes soovib? Ma arvan, et ma vastan ise sellele küsimusele, et nagu me
saan aru, siis peamine küsimus oli see, et millele peaksime kõige rohkem tähelepanu pöörama. No jällegi see asi taandub sellele, et meil on vaja audiolooge, sest et kui juba meil on professionaalne inimene, audioloog, siis tema juba oskab õigeid uuringuid teha, saab õiged tulemused, oskab inimesele sobitada õigeid kuulmisvahendeid ja ta tõesti sobitab individuaalselt neid kuulmisabivahendeid, pakub järelteenust. Ja nii nagu seal minu ettekandes tuli see välja, et see kõik ikkagi taandub sellele audioloogini, ja tal peavad olema tõesti need teatud selline õiguslik raamist, nagu see on ka tulnud siin välja, ja nüüd ma päris täpselt sellest teisest küsimusest aru ei saanud, et jah, need lapsevanemad, kes minu vastuvõttudel käivad, et see on ikkagi taandub selleni, et see on see ebakompetents. Nii esmatasandil, et kui perearst lihtsalt nipsutab natukene kõrva taga sõrme ja ütleb, et laps kuuleb, aga 2 kuu pärast tuleb välja, et see laps vajab sisekirvaimplantaati, et siis ilmselgelt on see ebakompetents. Ja see on kuulmislanguse habiliteerimise hilinemine. Et see kõik ikkagi taandub teadlikkuseni ja meil on vaja audioloogia, meil on vaja palju audioloogia. 100 audioloogi oleks vaja Eestis, et see on selline enam-vähem arv. Alati võib neid rohkem olla ja see vajadus peab olema ka. Iga audioloog peab kuuluma sinna tervisekeskustesse igas maakonnas, et nii Hiiumaa kui Ida-Virumaa saab oma ikkagi kvaliteetse audioloogilise teenuse kätte. Kõik taandub selleni. Suur tänu, doktor Maret Leplaan. Doktor Liina Luht soovib sõna, palun kommentaar. Ma veel kord tooksin välja, et see on niisugune nokk kinni, saba lahti. Et kõigepealt me peaksime defineerima, mis see teenus on, millised on need kvaliteedinõuded. Ja tegelikult on me 2016. aastal loodud kutsestandard 6 on ju nii-öelda tehtud selle mõttega, et selle aluseks saaks välja töötada baka õppekava. Ehk et seal on need kompetentsid kirja pandud. Ja sealt oleks juba lihtne edasi minna või alustada selle koolitusega ja edaspidi oleksid siis ka need nõuded, kes on see spetsialist, kes on siis sotsiaalkindlustuse tervishoiu vahel. Nagu Maret ütles, võiks ta väga hästi olla tervisekeskustes, nagu paljud teised spetsialistid peale perearsti. Aitäh! Nii, suur tänu. Ma siiski usun, nii nagu ka hea ametikaaslane Priit Sibul ütles, et väga palju on ka sellises ennetuses ja teadlikkuses ja selles töös, mida tuleks teha ja see sama vatitikuga kõrvapuhastamine ja kõik see, et seda kindlasti saab teha nii perearsti kui ka informatsiooni muul jagamisviisil, aga kahtlemata, et meil on ideaalis võiks olla vajadus 100 audioloogi, täna me teame, et on 5 ja 6 tulemas. Meil on inimressurss Eestis üldse väga erinevatel professioonidel, eriti kriisiaeg, nüüd me tunneme suurt puudust õdedest, me tunneme väga palju puudust, muretseme õpetajate puuduse pärast, aga see ei tähenda seda, et me ei peaks tegutsema selle nimel, et meil oleks need inimesed, kes jälle õigel ajal, õige teenus, õige aparaat ja veel kord riigi seisukohalt on ka väga oluline, et see haigekassa raha ja need rahalised vahendid kulutatakse ja kasutatakse inimeste parema aitamise nimel, mitte et need aparaadid jäävad sahtlisse seisma. Ja inimeste teadlikkus ka selles osas ilmselt iga tohter seda teeb, kes selle valdkonnaga kokku puutub, ka perearst, et interneti kaudu või e-poest tellitud aparaat. Lisaks sellele, et ta palju ei aita, on ta pigem võib-olla hoopis ohtlik inimesele. Nii, palun veel küsimusi. Kui on soove või kommentaare, andke julgelt märku, sest me oleme vaatamata sellele, et algus oli vaevaline, rääkisin 5 minutit ja te midagi ei kuulnud. Tundub, et me oleme suurepäraselt tänu
võrratutele ettekandjatele ja headele osalejatele väga heas ajagraafikus ja muidugi suurepärasele sotsiaalkomisjonile. Palun, on küsimusi, on mõtteid, kasutage ja nägin Implantaadilaste Seltsi poolt, palun. Ja aitäh. Mul on tegelikult see mõte, et me oleme siin hästi palju rääkinud sellest vajadusest, kui inimesel on juba kuulmislangus või ta kahtlustab seda, et ta ei kuule. Aga hea oleks ka selle teise poolega ehk ennetamisega väga teadlikult ja ulatuslikult tegeleda. See on see, mida Kristina Köhler, millest ta alustas. Meil on aastaks 2050 siis praeguste arvutuste ja prognooside kohaselt, kui jätkub see tohutu kuulmise kahjustamine, kõrvaklappide ja kõige kaudu mürtsmuusika ja nii edasi, et iga 4. inimene on kuulmislangusega. Et ka seda moodi tulevaste audioloogide koormust vähendada. Seda mõtet saab ainult toetada ja täpselt nii nagu Kristina Köhler alguses ja väga paljud ettekandjad oma ettekannetes ja ka komisjoni liige Priit Sibul seda sama teemat tõstatsid, et see on kindlasti esimene samm, mis ei maksa palju raha, aga mis teadliku ja süsteemse tegevusega hoiab ja ennetab mitmeid hilisemaid probleeme. Nii, kas on veel täiendavaid mõtteid, soove? Tundub, et hetkel ei. Nii nagu ma ka alguses ütlesin, et 5 minutit rääkisin, te ei kuulnud, ma tean ja näen, et teie olete kõik turvaliselt, igaüks kas üksinda oma tööruumis. Meie kindlasti selle avaliku koosolekuga ei tõstatanud nakatanute arvu. Lõpus ma annan sõna veel doktor Luhtile ja Liina Maisveele, aga nii nagu alguses ütlesin, et eeskuju on väga oluline, sama oluline nagu ennetus. Saabusin istungile maskiga, me oleme siin 3 ametnikuga enam kui 100 ruutmeetrises ruumis piisava vahega. Ma arvan, et kui on riigi tasemel ja valitsuse tasemel öeldud, et suletud ruumis rohkemate inimeste korral maski kandmine, siis ka eeskujud on väga olulised. Võtsin maski saabudes ära lihtsalt selle tõttu, et tagatud on kõik tervisenõuded. Tahaksin kõigile teile soovida tervist ja lõpetuseks annaksin sõna siis tänase avaliku sotsiaalkomisjoni istungi heale siis koostööpartnerile Eesti Audioloogide Seltsile ja Audieri esindajale. Näen, et doktor Liina Luht seda sõna ka soovib. Palun. Kõigepealt ma tahaksin tõesti teha sügava kummarduse nii sotsiaalkomisjoni kui kõigi osalejate ees. Et me väga sisukalt ja kiiresti saime täna asja arutletud ja tundub, et kõikidele osapooltele sai selgeks, et audiolooge on tõesti vaja. Aga et kuidas nüüd konkreetselt edasi minna, et kas minu poolt välja pakutud rakkerühma moodustamine oleks mõistlik mõte ja kes peaks nüüd edasist arutelu ja ehk äkki ka selle rakkerühma tööd korraldama. Aitäh! Nii, kas ega siin eriti kaugele vaadata ei ole, vaadata tuleb ilmselt täna siin ka osalejatele, kes saavad siis juurde kutsuda, et tundub mulle, et mõistlik on, kuna selline koostöö on toimunud, kas me nimetame seda rakkerühmana või ümarlauana, Haridus-Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa ja Sotsiaalkindlustusamet. Tahan väga tunnustada ka Sotsiaalkindlustusametit selle eest, et nende kodulehel vaatasin, et on olemas ka kirjutustõlke võimalus, on täiesti teenusena ka välja pakutud, et küllap see ikka siis ministeeriumite ja riigiasutuste kapsaaeda see hea koostöövõimalus kukub, kes kutsub kokku ja nii nagu alguses sai ka pakutud, et sotsiaalkomisjon võiks siis iga aasta märtsil kuulamispäeval, kui me nii komisjoni istungil koos otsustame, seda siis ka kuulata, mis aasta jooksul on tehtud ja kuidas asjad paremuse poole liiguvad. Optimistina ma seda loodan.
et võtke kindlasti see mõte kaasa ja eks me ka komisjoni poolt siis küsime hiljem Sotsiaalministeeriumist ja ka teie poolt, et kuidas see asi võiks edasi minna. Et kindlasti sellised arutelud, ka avalikud arutelud on äärmiselt vajalikud, aga tegelik töö käib ikkagi nii, nagu ma sain aru, ka detsembri lõpus oli teil selline kohtumine ja kahjuks on tabanud meid selline tervisekriis ja kroonviirus, mis on väga-väga mitmed asjad, mitte ainult Eestis, vaid üle kogu maa pannud pausile, aga näete, koosolekud toimuvad ja toimuvad isegi läbi telesilla teinekord paremini kui näost näkku, kuigi inimlikku kontakti väga igatsed ja ma loodan, et meil see kevadel ka tuleb, sest täna oli Riigikogu saalis ka olulise riikliku tähtsusega küsimuse arutelu, mis puudutas siis viirust ja vaktsineerimist ja kõike seda ja seal ka sellised parimad spetsialistid nagu Krista Fischer arvas, et jaanipäeva ehk saame ikka tähistada, et maipühadeks ei julge lubada, aga jaanipäev peaks küll parem tulema kui praegune, kus me istume kõik niimoodi suhtelises eraldatuses, aga ikka selleks, et nõrgemaid hoida ja haigusest jagu saada või viirusest jagu saada. Ma lõpetuseks väga-väga tänan viipekeeletõlk Liivi Liiholmi ja kirjutustõlke Kaila Järvsalu ja Keit Huiki. Tänan infotehnoloogia osakonnast Aavo Unnukit, seda meest, kes meie alguses juba täitsa tundus, et mina räägin nagu kala kuival ja teie midagi ei kuule, selle probleemi lahendas, tehnika on võimas, aga inimene on veel võimsam. Ja muidugi sotsiaalkomisjoni töökat naiskonda Tiina Rontaliga eesotsas ja sotsiaalkomisjoni liikmeid, sest selle kava kokkupanek oli koos just nimelt sotsiaalkomisjoni töötajate ja Audiere Anne Maisväega koos ja tundub, et see on meil väga hästi õnnestunud, sest me oleme täpselt ka ajaliselt graafikus ja kõik, kes on osalenud, on saanud oma mõtteid arvestada ja ühe hea koostöö kõige olulisem osa on soov edaspidi arutada. Aga ootus, et edaspidi arutuste tulemusena muutuksid asjad veel paremaks. Veel kord, tänan kõiki osalejaid, kõiki korraldajaid, esinejaid, soovin jõudu ja tänan seni tehtu eest. Aitäh, sotsiaalkomisjoni avalik istung on lõppenud ja südamlik tänu teile. Olge terved ja nüüd, et te kuulete ja näete, minnes edasi liikuma sotsiaalkomisjoni siit konverentsisaalist välja, panen maski ette.